ennast nagu paljastada või on selle istumise eesmärk see, et maailm läheb omasoodu ja ta ei viiks sind kaasa, et siis kui midagi juhtub sellist, nagu sul juhtus poegadega või sellist ootamatut sinu jaoks, et siis sa võtaksid aja endale istuda ja siis teeksid alles? Jah, eks see istumine annab iga sellise teo või mõtte ümber nagu õhku või ruumi juurde. Et mitte ainult ma ei ole Pavlovi refleksile sisuliselt ehitatud olend, eks, kellel igale sõnale järgneb teatav reaktsioon, igale ihale selle iha rahuldamine, vaid tekiks see niisugune oluline viivitus ennem, kui ma midagi teen, ennem, kui ma midagi ütlen, et tajuda seda kaalu või seda ruumi, mis selle teo või mõtte ümber on. Üks Jaapani möödunud sajandi kuulsamaid zen-õpetajaid Utsuyama Roshi ütleb selle kohta, et sasenni käigus me avame nagu mõtte käe. Ja mida see tegelikult tähendab? Jaapani keeles see kõlab omoi no tebanashi, ehk me laseme mõttel nagu käest ära minna. Istumise käigus meil tuleb mingisugune mõte, näiteks, et tegelikult mul ei olegi nii väga aega istuda, ma peaksin lapse lasteaiast ära tooma. Aga nüüd kohe sellele mõttele järgne nagu tegu, vaid see mõte jääb nagu ulpima mingisse omaette ruumi ja see mõte tegelikult ei tõlgendu kohe otse nagu mingisuguseks teoks või tegelikkuseks. Ja samamoodi nagu ka kõik muud mõtted, mis tulevad pähe, nad jäävad justkui filmilindil, kui ma istun nüüd seina vastas näoga, need mõtted ma projitseerin kõik sinna seina peale, neid tuleb tohutult palju ja ühtegi nendest mõtetest ei saa tegelikult kinni keerata. Need jäävad ikkagi tulema, nad tulevad kogu aeg, igasugused hirmud ja vajadused ja rõõmud. Ja teatavas mõttes see minu enda mina-struktuur, eks ju, see, mis moodustub nüüd Alari Alliku, see muutub nagu läbipaistvaks, õhuliseks ja nähtavaks. Ja ma saan seda kõrvalt vaadelda. Ja see avaldab niisugust teatavat teadlikkust, et loomulikult, kui ma nüüd enam ei istu, siis ma olen ikka see oma väikene mina edasi ja teen ikka sattun samadesse jamadesse, ikka mul on need samad hirmud, eks ju. Aga mingil hetkel hiirib sinna see selline teadlikkus sellest, et ma ei ole ainult need mõtted, vaid et mul on mingisugune teatav vaba ruum või hingamine nende mõtete sees ja ümber ka veel olemas. Seesama Dogen on selle kohta väga kennasti öelnud, et mis see sasen on, et sasen on see, kui sa mõtled mitte mõeldes. Ja kuidas saab mitte mõeldes mõelda, küsib ta siis iseendalt ja vastab mõtlemata. See tähendabki seda, et me teatud mõttes, need mõtted ei ole enam minu enese mõtted. Ma küll mõtlen neid, aga kuna see ei ole enam mina ise, kes neid mõtteid mõtleb, siis need mõtted on minust endast juba lahus, ma olen teatavas mõttes vaba nendest. Ja sellega see pööre selle kahe erineva isesuse vahel, Alari Allik, kellel on igasugused mõtted, ütleme hirmud, muutub nagu teatavaks looks, mida elab veel keegi teine eraldi sellest Alari Alliku loost. Kõige paremini saab sellest tegelikult aru mingisuguse võrdpildi või loo abil, et tavaliselt zen õpetajatel on ka igasugused lood hästi meeldinud ja üks selline lugu räägib kõrvitsatest, see lugu iseenesest on pärit Edo perioodist, üsna vana Jaapani lugu juba ja seal on räägitud siis, et ükskord ühe templi taga oli kena kõrvitsapõld ja üks zen munk proovis seal templis rahulikult mediteerida, korraga kuuleb, et templi tagant kostab hirmsat kisakära ja lärmi. Kui ta läks sinna templi taha vaatama, mis siis lahti on, nägi ta, et oma suureks üllatuseks, et kõrvitsad on omavahel tülli läinud. Ja kõrvitsad oli tagunenud selgelt kahte leeri, ühtedel oli mingisugune oma arvamus, teistel oli mingi oma arvamus ja täpselt polnud aru saada, mille üle nad tülitsesid, aga hirmus kisa oli igal juhul. Et zen õpetaja ütles, et kuulge kõrvitsad, ise oled kõrvits ja muudkui tülitsed, lõpeta kohe ära ja õpetas neile, kuidas zenni teha, kuidas istuda sirge seljaga, põlved kenasti maha panna, hingata ja maha rahuneda. Ja kui kõik kõrvitsad olidki seda teinud mõnda aega ja üsna rahulikuks muutunud, siis tuli see õpetaja sinna tagasi ja ütles neile vaikse häälega, et nüüd tõstke oma käsi pea peale ja katsuge seda pealage, et mis te seal leiate. Ja kui kõrvitsad hakkasidki niimoodi pealage kompama, siis korraga nad said aru, et mingi nupp on seal, mingisugune imelik asi. Ja kõik niimoodi karjakesi siis proovisid välja uurida, et mis nupp see on ja siis nad nägid, et sealt pealaest läheb selline kõrvitsaväet välja, mis ühendab nagu kõik need kõrvitsad selliseks ühtseks kõrvitsataimeks. Ja nüüd korraga nad said aru, et nad ei olegi mitte nii väga
eraldi kõrvitsad, vaid et nad on kõik kokku üks suur kõrvitsataim. Ja pärast seda nad siis muidugi kunagi enam ei tülitsenud. Millest see lugu meile räägib, on see, et meil on kõikidel justkui kaks erinevat ise, eks ju. Kui ma olen nüüd selline üksik eraldatud kõrvits, antud juhul Alari Allik, eks ju, Andri Luup ja raadiokuulajad on ka kõik veel eraldi kõrvitsad, siis me moodustame sellise tohutu välja nagu eraldiseisvaid üksusi, kellel kõikidel on mingisugune suletud oma maailm. Ja teatavas mõttes see ongi õige, sest et igaüks ju elab oma elu ainult. Ja teised tema silmis ei ole mitte midagi muud kui ainult see, mida nemad näevad läbi oma silmade. Aga kui me nüüd nihutaksime Zazen'i käigus seda teadlikkust, istuksime otse keset elu ennast, siis me võiksime avastada selle, et väljaspool neid iseenda mõtteid, väljaspool seda ühte eraldiseisvat üksikut mina, on meil äkki veel mingisugune elu ise. Ja Utsi Amarushi, üks mu lemmik zen-õpetajaid, on öelnud, et on väga suur vahe, kas ma elan iseenda elu või ma elan elu ennast. Kas ma elan iseenda üksikut elu või elu ennast. Ja see olekski selle loo võrdpilgi järgi siis see, et üks kõrvits elab oma kõrvitsa tegelikkust, Alari Alliku tegelikkust, aga lisaks sellele selle väedi kaudu ta elab ka elu ennast. Ta on ka elu enese väljendus alati. Ja nüüd Zazen'i kaudu tuleb see väet justkui nähtaval, eks see mõtte juur. Selle mõtte juurika kaudu on ju nii sügavale hämarasse, kuhu ta ka meid ei vii, see ühendab meid kõiki. See juur on meil üks ja sama, aga see pinnapealne virvendus on nagu erinev. Aga me oleme niivõrd sisse võetud sellest erinevusest, eks ju. Meie erakordsed mõtted. Mina ka praegu võib jääda mulje, et ma olen tohutult originaalne, näed, kus paneb, eks ju. Hoopis teissugust juttu kui kõik teised. Sellist pole enne kuulnud. Et ma saan ju müüa seda tohutult, eks ju. Ma saan nüüd, ilmselt ma saan sellest raha ka, ma kujutan ette. Ja tegelikult ülikoolis ma müüngi seda, eks ju. Alari Allik tuleb, räägib erakordseid mõtteid. Aga tähtis on aru saada seda, et ma ei ole ainult see. Eks ju, loomulikult ma kasutan seda Alari Allikut väga efektselt ära ja ta teeb minu jaoks nii mõndagi. Teenib mulle raha ja toob mulle asju sisse, aga küsimus on selles, kas ma pean jäägitult identifitseerima ennast sellega. Et kas on võimalik, et ma võin identifitseerida ennast mitte oma pinnapealse mõttega, vaid oma iseenese mõtte juurega. Ja kui ma lähen selle juure juurde, ehk selle väedi juurde, siis tuleb välja, et Alari Allik on lihtsalt üks mõte selle elu enese keskel. Elu mõtleb mind mingisugusel kujul. Ma olen kuidagimoodi välja mõeldud. Ja see on õudselt peen ja ilus, kuidas ma olen välja mõeldud. Ja kõik nagu mängib välja kuidagi päris hästi iseenesest. Probleem tuleb lihtsalt sellest, kui kõrvits tahab nagu kõikidele teistele kõrvitsatele peale suruda ainult selle ühe oma väikese mina maailmapildi ja öelda, et kõik hakake nüüd niimoodi elama, nagu ainult mina elan, eks ju. Õige on käia riides ainult nii või et õige on lugeda ainult selliseid raamatuid. Sellisel juhul tekib mingisugune ebakõla, tekivad mingisugused jamad. Üks kõrvits ütleb teisele, et miks sa mind kunagi ei kuula. Teine kõrvits ütleb, aga sa ju ei räägigi minuga kunagi.